Tere õhtust, targad inimesed! Mina olen Eeva Esse ja me hakkame taas rumalusega tüli norima. Sedapuhku üsna ootamatust ja isegi pikantsest vaatenurgast, sest järgmine tund möödub paljaste naiste seltsis. Ja olgu öeldud, et rumalad ei ole mitte nemad. Kui teie kodudes on väikeseid lapsi, keerake telekad nüüd heaga vaiksemaks. Kui viibite aga siin meie fantastilises võltspublikus, siis just nüüd on õige hetk oma häält teha. Viimastel kuudel on eestlaste igapäevaste jututeemade hulka lisandunud üks uus ja põnev nähtus. Kui tavaliselt arutatakse suguvõsa kokkutulekutel selle üle, miks vanaonu juba hambaid varna ei riputa või millist uut lehtsabar on Nõmm sellel nädalal Kavanossi järjekorras käperdas, siis nüüd kõlab kõigi eestlaste huulilt vaid üks sõna – OnlyFans. Hiljemalt teisel minutil jõuab iga eestikeelne vestlus OnlyFansini ja kes ei ole Sandra või Enni-Britta uusimaid OnlyFansi postitusi näinud, sellelt tuleks valimisõigus ära võtta. Mis imeasi see OnlyFans siis on? Lihtsustatult seletades on OnlyFans üks internetiportaal, kuhu naised üle maailma oma alasti pilte riputavad ja raha eest vaadata lubavad. Ning kus iga mees, kelle seemnejuhas mingigi liiklus toimub, päevas vähemalt pool tundi veedab. Maailma kõige ilusamad naised elavad teatavasti Eestis. Ja loomulikult kajastub see ka OnlyFansi statistikas. Eesti ei juhi pelgalt koroonaviirusesse nakatumiste või enesetappude suhtarvu poolest. Ka OnlyFansis on meie armas kodumaa väärikalt esindatud. Aga miks sellest OnlyFansist ikkagi nii palju räägitakse? Eks ikka seetõttu, et alastipiltide postitamine on muutunud Eestis uueks juhtivaks väikeettevõtluse vormiks. Vanasti oli tööka Eesti naise nimi Tihemetsa Tiina. Kas sa Tihemetsa Tiinat tead? Tean, väga hästi. Kuigi Tiinal olid ka omad väikesed vead, näiteks kippus ta brigaadir Priidu ja sootehnik Sassi päid segi ajama, siis üldiselt oli Tihemetsa Tiina sulnis tüdruk, kes igal hommikul vapralt tööle marssis. Moodsas Eestis ei ole aga brigaadire ega Tihemetsa Tiinasid ning eduka naise nimi on kas Paljas Porgand või Rannamaja Helena. Kui veel väga hiljuti oli oma palja keha näitamine täielik tabuteema, siis tänaseks on alasti fotod muutunud samasuguseks müügiartikliks nagu suhkruvatt või ökohambaharjad. Ja just sellest tahan ma täna teile rääkida. Alustame tarbijast. Mehed on aegade algusest silmadega söönud. Lase ükskõik milline mees Rootsi lauda ja ta kühveldab oma taldrikule 10 korda rohkem toitu, kui ära jaksab süüa. Sama on ka tema seksuaalsusega. Kui päris naisega kipub mees mõnikord voodis hätta jääma, siis arvutiekraani taga muutub ka kõige algaja mäppu Margus Vaheriks. Ja ütleme nii, et ma pean ennast keskmiselt mehelikumaks meheks esiteks, ehk siis ma väga hästi koondan seda stereotüüpi, meeste arhetüüpi on ju. Fotol või filmis poseeriv naine ei anna hinnanguid ega muutu pahaseks, kui osuti keskpäeva kohalt kella 6 peaks kukkuma. Elus naisele ei pruugi aga meeldida, kui meeskeset seksi vanaema telefonikõne tahab vastu võtta. Seetõttu on naise alasti keha kujutavad pildid mehi juba inimkonna algusest saadik rahakoti järele haarama pannud. Juba vanad kreeklased kasutasid jooginõudena anumaid, mille külgedele maalitud pildid annavad silmad ette ka kõige moodsamatele fantaasiatele. Ja kui antiikmees sattus gei olema, võis ka tema end õnnelikuna tunda, sest toonased skulptorid pakkusid silmailu igale maitsele. Õnneks ei jäänud evolutsioonis puutumata ka paljaste inimeste pildid ja renessansi saabudes kadus neist küll pornograafiline element, kuid võrreldes antiikkunstiga nägid preilid nüüd oluliselt realistlikumad välja. Lõplik õnn saabus meeste ellu aga 1970. aastate alguses ehk pornograafia kuldajastul. Paljas naine kolis kunstimuuseumitest kinno ning erutult lesivast kaunitarist sai tõeline põrgupüss, kes lubas igal hetkel oma puuviljakorvi banaani asetada. Algas tõeline seksrevolutsioon ja
vaba maailm täitus pornokinode ning ajakirjadega. Eesti sel ajal paraku vabasse maailma ei kuulunud. Ainus ametlik kokkupuutepunkt Nõukogude mehe ja palja naise vahel oli teos nimega Avameelselt abielust, mis ei erinenud kuigivõrd praegusest ige ja kokkupanemise juhisest. Nõukogude Eestis oli seks samasugune tegevus nagu leivasabas seismine või teisiti mõtlejate peale kaebamine. Mitte kuigi meeldiv, kuid elu jätkumiseks vältimatu. See kõik muutus aga 80-ndatel ehk videokassettide saabudes. Videokassetid pornofilmidega oli kuum kaup, mis sest, et nende levitamisele võis järgneda vanglakaristus. Juba toona olid seadused ja nende täitmise jälgimine meeste pärusmaa, mis tähendas, et Nõukogude kohtusüsteem vaatas porno levitajatele läbi sõrmede. Kusagilt pidid ju ka miilitsad oma igaõhtuse meelelahutuse kätte saama. 90-ndate alguses kadusid Eestist aga nii miilitsad kui ka teisiti mõtlejad. Ootamatult mõtlesid kõik Eesti mehed ühtemoodi ning kogu riik keeras südaöösel televiisorit telekanalile Pro7, kus poolpaljud Helga, Jutta ja Zelda üksteist duši all seebitasid. Aga kaua see vaene hing saksakeelset juttu viitsid kuulata. Nii tekkiski 90-ndate algul eestikeelne pornotööstus ja esimesed tõelised eestlastest erootika ja pornotähed. Kuulsamad neist olid Neiu Eeva ja Kristina Bellanova. Neiu Eeva teenis leiba striptiisi tantsuga, mille keskne element oli tiiger Püüton, keda poolalasti naine vastu oma keha hõõrus. Kristina Bellanova oli aga 100% pornostaar, kelle filmistseenid kujutusvõimele ülearu palju ruumi ei jätnud. Bellanova kuulsus, nagu ka Neiu Eeva oma, ulatus pisikese Eesti piiridest kaugemale. Veel hiljuti olid Berliini pornokaubamajades eraldi Kristina Bellanova filmide riiulid ja ka Neiu Eeva käsi ei käinud kehvemini. Ajakirjanduse andmetel elab naine praegu Prantsuse Rivieras 700 000 euroses villas ja naudib pensionipõlve. Nii Neiu Eeva kui Kristina Bellanova olid niisiis omamoodi pioneerid, kes tänastele OnlyFansi tähtedele teed rajasid. Pall ja keha raha eest näitamine oli toona ühiskondlik tabu, millega julgesid ainult väga vähesed naised enda avalikult siduda. Täna on samast asjast saanud, kui mitte just norm, siis vähemalt asi, mille peale keegi enam nii väga kulme ei kergita. Enamgi veel, keha on pigem uhkuse asi ja kui mehed selle vaatamise eest raha tahavad maksta, tuleb need 1000 eurot meeste käest ära võtta. Mis on seda lihtsam, et internet on alastifotode müümise erakordselt mugavaks teinud. Kui veel mõnikümmend aastat tagasi pidi naine palja kehaga leiva teenimiseks sutenööri leidma või pornokunnina tuntud filmirežissööri Aivar Parumäe juurde minema, siis tänapäeval pole vahemehi enam vaja. OnlyFans on nagu keha müümise Bolt või Airbnb. Raha liigub otse kliendi ja teenuse osutaja vahel. Kuidas see täpselt kõik käib? Seda küsime juba õige pea OnlyFansi staari Helen Kõpi käest. Ärge kuhugi kaduge.